tänases sajaliiga mängus kohtuvad. In today's armed league volleyball game are going to meet. Kohtunike lauas paremal, right from the referee's table, Latvias R2 Robert Zaatre. Kohtunike lauas vasakul. Mu daamid ja härrad, meie üks ja ainus Järvamaa võrkpalliklubi, kes mängib täna koosseisus Karl Illes, Taavi Sadam, Kristjan Õuekallas, Vilko Vantsi, Robert Liimägi, Alo Legend, Ilmar Mõttus, Martin Ruud, Richard Olustab ja veamehe loomulikult Villi Vantsi. Tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Oleme taas E-Piima spordihallis ja täna on vastamisi siis kodumeeskond Järvamaa võrkpalliklubi ja kaugelt Lätimaalt on tulnud RTU Robertsaatse ehk Riia Tehnikaülikooli poisid. Tegemist on rohkem nimega, mängumeestest on mitmed, on tegelikult Läti koondislased. Tänast mängu toovad teieni siis kommentaatorina mina, Priit Värk, ja loodetavasti ühineb peagi minuga ka eksperdi rollis siis meeskonna mänedžer Veiko Tihemets. Tuletades meelde, et eile Järvamaa võrkpalliklubi sai selle hooaja teise võidu, 3-0 alistati Kuldiga ja ka RTU mängis eile Eesti pinnal ja ta sai kaotuse Selveri Tallinnalt 1-3. Vaadates kiiresti ka turniiritabelisse, siis Järvamaa võrkpalliklubi on hetkel 6 punktiga endiselt viimasel kohal. Ja nende ees on siis eile alistatud vastane ASK Kuldiga 7 punktiga, aga tänane vastane Robertsaatse on tabelis koguni 4. kohal ja on kogutud 18 punkti ja mängitud 9 mängu, samal ajal kui Järvamaa võrkpalliklubi on 11 mängu mänginud. Ja tänase mänguga siis saavad põhihooaja pooled mängud mängitud Järvamaa võrkpalliklubil ehk on tulemas siis 12. mäng. Ja pöidlab pihku, et see emotsioon ja selline enesekindlus, mis oli eilses mängul, jätkub ka täna. Sest eile tõesti kõik õnnestus, et ütles seda nii meeskonna peatreener Villi Vantsi kui ka siis Veiko Tihemets, et mehed olid nagu kõik oma ülesannete kõrgustel ja võib-olla isegi enamgi veel. Ja praegu tulevad Järvamaa võrkpalliklubi mehed platsile, et meeskonna kapten Kristjan Õuekallas, Karl Illes, Vilko Vantsi, Roomet Priimägi, Richard Orutal ja siis on meil ka Martin Ruul ja varumeeste pingil siis hetkel on libero Alo Lengert. Nii ja kohe on mäng algamas. Lisaks Alo Lengertile siis on pungil ka veel ka Taavi Sadam täna, keda eile ei olnud ja näeme istumas ka Ilmar Mõtust, meeskonna diagonaalmängijat. Jättavasti Ilmaril on väikseid terviseprobleeme ja eile ta mängu ei sekkunud. Nii, aga kohe on nüüd esimene game algamas ja Roomet Priimägi on servimas, tõenäoliselt tuleb planeeri palling. RTU saab kätte ja tuleb ilusasti ka esimene punkt siis Robertsaatsele. Et kindlasti on märksa tugevama meeskonnaga tegemist kui eile. Eile oli Kuldiga. Saame kätte, Lilles tõstab, Virko Vantsi näitavad head kaitsemängu lätlased. Tuleb tõste kahene plokk ees ja ei suuda nüüd võrgu peal mängus oleval Õuekallas küll lööb, kui kahene plokk on ees ja pall kukub meie platsi poolele. 2-0 on siis RTU läinud juhtima. Ja nüüd siis Visokis, Vladimir Visokis
lätlaste poole pealt servimas. Jätkub planeerib Alling Orutori peale, Lilles, Õue Kallas, kahene plokk ees ja 3-0. Mängu algus on olnud küll lätlaste poole pealt väga enesekindel, et on siin korralikult saadud plokk ette. Nii, jätkab servimist Visokis. Planeerib Alling Orutori peale taas, Lilles tõstab, Ruul ja suutis Ruul nüüd kavalalt tanitada üle kahese ploki ja toob esimese punktiga Järvamaale 1-3. Et nagu juba eile siis näete siis põhimängijat või põhidiagonaalmängijat Karlis Mesilat ei ole. Teda asendab siis traditsiooniliselt küll nurgas mängiv Virko Vantsi, kes ka servimas. Nii ja serv, raskused vastuvõtul, suudavad rünnata ja nüüd seda korda küll oli kaitses kohutav töö meie poolt, et Katis Karklas siis lööb selle palli maha, et küll vastuvõtt logises, kuid meie poolt plokk täiesti puudus ja ei olnud probleemi ja 4-1. Servima läheb siis Roland Sosolins. Tugev serv, Orutar raskustes vastuvõtul. Nii, õnneks Lilles saab käed vahele siin plokis. Õue Kallas anitab ja suudab ka tuua punkti vana Revane, et oli kahene plokk ees, aga nägi seda tühja auku, mis meeste taha tekkis ja 2-4. Ja Kristjan Õue Kallas läheb ka servima. Jah, et jätkates veel meeskonna komplekteerimise, siis põhisidemängijaga Keiro Vantsi on meil vigastatud ja tema asemel on Karl Lilles, kes põhimõtteliselt eile tegi oma debüütmängu, aga oli super, lihtsalt oli ka meeskonna peatreener tõi ta kõige enam esile. Nii, nüüd tuleb siit Kristjan Õue Kallaselt servi viga, oli küll palju vaidlust selle üle, sest ka siit kommentaatori pingist tundus, et riivas tegelikult Läti mängijat see pall, aga ikkagi 5-2 ja RTU serv ja eksib siis meeskonnas Andres Savorotnis. Nii, Martin Ruul, meeskonna tempomängija, on tema arsenalis olemas nii planeeriv palling kui ka tugev see praegu planeeriv. Läts kätte tõste. Nii, Ruul ei suuda päästa ja tuleb punkt siis Karklavsile. 6-3. No, mängu on alustanud RTU märksa kindlamalt, aga mitte midagi pole veel lahti, et siin kui jääme 0-3 taha, siis hetkel on suutnud nii-öelda võrdset tempot hoida ja 6-3. Katis Karklavs läheb ise servima. Õue Kallas. Nii, RTU saab rünnaku, tõste, õnneks see väike ebakõla ja nüüd on meie võimalus. Ja Orutar lööb selle palli maha. 4-6. Jah, et kui nüüd Virko Vantsi liikus diagonaalmängija positsioonile, siis Orutar on nurgamängija. Karl Lilles, planeerib palling, tuleb siit. Oi, sellist eksimust teed. No RTU vastu ei tohiks sellist eksimust lubada. 4-7. Aivar Silutins läheb RTU poole pealt. Robert Saatse poole pealt siis servima. Saame kätte, Lilles tõstab. Virko Vantsi ja ka ilusasti lööb maha 5-7. Ei jätnud mingit võimalust siin praegu Robert Saatsele. Ja servima läheb siis meeskonna kõige noorim mängija Richard Orutar. Tuleb tugev serv, aga eksib jah, et 2 meetrit siin üle otsajoone ja seisul 8-5 läheme esimeses game'is tehnilisele timeoutile. Peatse kohtumiseni.
Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Ja oleme tagasi Eevimaa spordihallis. 8-5 seisul oli esimese game'i esimene tehniline timeout. Vaadates kiiresti statistikat, siis Katis Karklavs on lätlaste poole poolt toonud 3 punkti ja Andres Savarotnis 2 punkti. Nii, tuleb tugev serv, aga õnneks Vaavers eksib rängalt ja paneb siin kohe mitu meetrit outi ja seisu 6-8 läheb Romet Priimägi servima. Romet Priimägi on siin tuntud oma planeeriva pallingu poolest ja harva eksib. Nii on raskustes vastuvõtuga, kuid suudavad ja ikkagi Osolins lööb siin punktiks. Saime küll ilusasti 2 ploki ette, kuid ploki käppadest läheb see pall outi. Ja Visokis jätkab servimist Robert Saatse poolelt. Planeerib pallingu Orutari peale, saab korralikult kätte, Lilles tõstab ja Lillese ja Ruuli nii-öelda üksteise mõistmine jättis soovida, et jäi see tõsta ikkagi pisut lühikeseks. Kümme 6, vahe on 4 punktiseks kärisenud ja täna pole veel nii suurt vahet olnudki. Visokis Orutari peale jätkuvalt Lilles ja nüüd õnnestub Ruuli ja Lillese töö. Seda sai ka tegelikult eile tähele pandud, et kui saame korralikult vastu võetud, siis Lilles on väga aldis siin ka esimesse temposse neid palle tõstma. Irka Vantsi. Tehnilist praaki täna palju, et Lilles võrku Vantsi üle ja ka Õue Kallas siin. 3 punkti on juba puhtalt selle peale kaotsi läinud. Nii, Osolins. Oruter, Lengert segasid üksteist, saame küll palli üle toimetatud, kuid mitte rünnakut korralikku. Ja nüüd tuleb. Aga lätlased ei suutnud korralikult üles ehita. Õue Kallas, 3. plokk ees. Järvan saab uue rünnaku võimaluse. Õue Kallas uuesti ründab 2. plokk ees. Aga enam see pall kukkus siis Järvan otsi poolele ja 12-7. Läheb keeruliseks. Järjest vähem on meil eksimisruumi. Osolins jätkab servimist. Oruter raskustes vastuvõtuga. Õnneks ka lätlased siin üksteise mõistmises on hädas ja aga see õnn oli üürik ja paistab, et keegi oli alt võrgus ja 13-7 juba 6-punktiline edu on Roobe Satsel, et kuidagi energiapuudus paistab olevat siin Järva meestel, et kas tõesti rahulolu eilse 3-0 kuldiga võidu üle on nii suur või milles asi. Lengert raskustes vastuvõtuga ja ei jäta siin Silutins mingit võimalust. 14-7. Ja ka Villi Vantsi saab aru, et midagi on nagu valesti praegu. Roobe Saartse on saanud oma mängu õlitatult käima, kuid meie mehed justkui mängivad ja ei mängi ka, et võrreldes eilsega on nii-öelda see pilt täiesti erinev, et miski ei tule välja, ei suudeta plokki ette saada ja rünnakud jooksevad liiv ja vastuvõtt samamoodi. Teistpidi tuleb mõista ka seda, et Kuldiga ja Robert Saatse on erinevate tasemega meeskonnad. Nii, aga mehed on tulnud tagasi platsile.
vahetusi ei tehta, eks Järva meeskonna poole pealt ongi pink võrdlemisi lühike. Nii, ja servib Roland Sosolins. Orutar Lilles tõstab ja Martin Ruul. Meie meeskonnas ongi statistika järgi kõige resultatiivem Martin Ruul, kes on kogunud siis 3 punkti. Ülejäänud mehed on 1 punkti peal. Kristjan Õuekallas, seda korda planeerib Valling. Kätte tõste ja tuleb siit kaunis temporünnak ja Savorotnits lätlaste poole pealt, kes lööb selle palli maha. Ja läheb siis Andres Savorotnits ise ka servima. Karklas ja Savorotnits ongi meeskonna kõige resultatiivsemad 3 punktiga. Vabandust, Savorotnits juba 4 peal siis. Ja meie õnneks nüüd ka RTU eksib ja 9-15. Nüüd oleks hädasti vaja sellist momenti, kus me suudaksime paar punkti järjest napsata, et kui esimese game'i viimasesse kolmandikku jõuame, et oleks ikka ka mängu. Ruul planeeriva pallinguga saab kätte. Tuleb siit rünnak, Virko Vantsi saab käed alla. Ruul tõstab, aga ebaõnnestub palli toimetama üle. Jaa, super! Täna Romet Priimägi näitab, miks ta on nii hea blokis ja paneb oma käed ette ja tuleb siit kaunis punkt. Seda oli vaja 10-15. Väga hea töö kaitses. Ruul tõstab, Orutar anitab, aga nüüd saab ikkagi ette oma rünnaku võimaluse. Karklas ründab ja küll on meil korralik blokk ees, aga läheb kahjuks see pall blokist out'i. Ja läheme esimese game'i teisele tehnilisele timeout'i seisul 16-10. Kohtume hetke pärast. Sparta, teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Paljud restoranikundjad küsivad, mis on Eesti köögisaladus? No mis saladus seal ikka on, kui toorained õiged ja eestimaised? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Oleme tagasi E-Piima spordihallis, nägite korraks silmaotsaga ka kaunid femme tantsutüdrukuid, kui nüüd on mehed tagasi platsil, seis on 10-16 Järva poolt vaadates ja see ei ole midagi rõõmustavat, kuid õnneks on käimas alles esimene game. Servima läheb lätlaste poolelt siis Katis Karklas. Tuleb planeeriv palling ja eksib. Meie õnneks eksib ja seis on 11-16, väga hea. Vaadates siin ka kommentaatori kabiinist publikult ka siis võib-olla 100 inimest võib olla pisut vähem. Nii-öelda parematel päeval jääme alla, aga loodetavasti see peagi muutub, et kuldiga võitki kandis uuesti jõudu ja eksib. Karklas, kes on meeskonna resultatiivsem olnud siin koos Savorotnitsiga, nüüd eksib ja rämedalt ja punkt jälle Järvamaale 12-16. No nii nagu ma ütlesin, hädasti oli vaja neid mängida seda vahet väiksemaks, et lätlased ei saaks liigset enesekindlust. Lilles, johaa, servi, Silutinsi näpud on pehmemad kui lehmanisad ja kukub see pall maha, super, 13-16 ja paistab, et ka Roobesaatse peateener mõistab, et initsiatiiv on liikumas käest ära ja Raimond Svilde võtab siin lühikese mõttepausi. Üht-teist on tal ka meestele öelda, nagu ka
telepildilt nägite, siis ka peatreeneril on juba selge higine, et no see on ainult pingeline. Veel võib-olla vaadates eilsesse päeva tagasi, siis võib-olla kõige suuremaks üllatuseks oli Bigbank Tartu kaotus Jelgavale, kuid tabeliseisi samas vaadates, siis Tartu on 3. ja Jelgav 5, nii et nii üllatavaks ka seda pidada ei saa ja mängiti ju ikkagi Läti pinnasel. Ja teiseks siis Daugavpilsi Universitate, kes on siin otsene konkurent ka Järgma võrkpalliklubile, võitis TTÜ-d ingelises mängus 3-2. Nii, aga nüüd suudavad palli üle toimetada, Robert Saatsamat meie võimalus. Ei, tuleb RTU rünnak. Saame kätte, Õuekallas toob palli ülesse. Tõste, Virka Vantsi hanitab ja tuleb punkt, super, 14-16, et siin vahepeal oli vahe -7, mäletavasti 7-14 olime tagasi, siis oleme teinud korraliku purdi ja 7-2. Karl Lilles jätkab servimist. Kätte tõste Kalitins ja Karklavs ja seda korda lööb palli maha. Paistab, et RTU poole pealt siis nii Osolintsi kui võib-olla eelkõige Silutinsit siis planeerivate pallinguid kuidagi sihitakse ja Silutins nüüd ka servimas. Tuleb tugev serv, küll trossi, aga kukub see pall ikkagi ära võrkpalliplatsi poolele, et oli nüüd õnne lätlastel ja Willi Vantsi võtab nüüd ise omakorda väikse time-out'i, sest 2-punktine edu on nüüd kärisenud 4 punkti peale, et selline natukene meie poolt vaadates õnnetu serv tuli, kus tõesti Karl Lillesel ei olnud midagi teha, et käsi ei saanud alla. Nii vaadates kiiresti ka statistikat, siis Katis Karklavs 5 punkti, Andres Savrotnis 4 punkti. Järva meeskonnas on resultatiivsem Martin Ruul 3 punktiga, Virka Vantsi on 2 punkti peale ja ülejäänud on 1 punkti peale. Vastuvõtt on Järva meeskonnal 58% ja lätlastel 63,6, et eks see peegeldab ka tegelikult seda väikest vahet, et mängu alguses logises meie vastuvõtt küll. Nii, Silutin jätkab servimist, planeerib Halling Korutari peale, Lilles tõstab Virka Vantsi ja punkt ikkagi Robert Saatsele. Virka Vantsil on siin selgitusi kohtunikuga, et ma ise küll nüüd hetkel kordust ei näinud, aga no, appelleeritakse sellele, et puutus ka ploki kätte. Aga vahe on igatahes 5 punkti ja Silutins jätkab servimist. Halo Lengert, Karl Lilles, Virka Vantsi ja nüüd on kahene plokk ees ja paistis, et Visokise käed olid need, mis tõid Robert Saatsele järjekorra punktsi ja nüüd on teinud omakorda Robert Saatse 4-punktilise spurdi ja see tähendab seda, et skoor on 20-14, no väga keeruliseks läheb selle esimese game'i päästmine. Silutins jätkuvalt servimas, nüüd tugev serv, Lengert, Lilles tõstab, Orutar siin raskes positsioonis, palli üle. Nii ilusasti kahene plokk, kui TTÜ saab jälle rünnaku. Taas kahene plokk, aga TTÜ kolmas rünnaku võimalus ja seda korda Solins lööb selle palli läbi ploki kätte out'i 21-14. 7-punktiline vahe. Silutin soovi mitmendat korda juba jutti, ta servib. Tõste, Priimägi, hea töö RTÜ poole pealt, hea kaitsetöö. Osolins ründab, nüüd on meie võimalus. Tõstab Orutar. Ei, pikk pallivahetus. Karklavs siin ründas, nüüd on meie võimalus taas. Virka Vantsi ründab. Kahene plokk oli ees ja ikkagi puutus ploki latva ja paistis, et ka Vaavers ise siin ütles meeskonnakaaslastele, et jah, minu näpp olid need 15-21.
nii Richard Orutar. No. Ai, on väga ebastabiilne tema serv, et seda korda võrku ka eile nägime neid võrkulööke väga palju. Noh, teatavasti siin mängu alguses suutis ta ka välja lüüa, aga pole hullu. Noor mängumees saab kogemusi ja järjest paremaks muutub iga mänguga. Alo Lengert. Lillest tõstab Virka Vantsi, kahene plokk on ees. Mõtles, et suudab palli üles tuua. Silutins. Osolins ründas. Nii, Osolinsile taas. Kahene plokk ees. Lillest küll tõi selle palli üles, kuid mitte piisavalt hästi, et Virka Vantsi oleks suutnud ka edasi mängida ja 23-15. No, tõenäoliselt seda jõuluimet ei juhtu, et suudaksime esimese game'i päästa ja tehakse ka vahetus. Õue Kallas läheb puhkama ja Taavi Sadam tuleb platsile. Servib Janis Vaavers. Planeerib Allin Korutar, Lilles. Sadam ründab ja toob kohe punkti. 16-23. Virka Vantsi. Ikkagi tehti vahetus ja oli just väike eksitus ja Roomas Priimägi. Silutins, tõste ja Vaavers lööb selle palli maha siin temporünnakust 24-16. Vabandust, Savarotnits oli mitte Vaavers, kes lõi palli maha. Aga servima läheb Visokis ja on see nüüd lätlaste esimene game pall täna. Orutar, tõste. Sadam ründab, hea töö, kaitsetöö Silutinsi poole pealt ja Osolins lõpetab esimese game'i skooriga 25-16 ja game siis 1-0. Aga nüüd läheme lühikestele kommertsteadete vaatamisele ja peagi oleme tagasi Eebimaa spordihallis. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Sporta teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift. See on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 €. Škoda. Simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Oleme tagasi Eebimaa spordihallis ja mängimas on Järvamaa võrkpalliklubi ja vastaseks on Robertsasse. Esimene game lõppes lätlaste võiduga 25-16 ja kohe on algamas ka teine game. Tänast mängu kommenteerib Priit Õerk, kahjuks ei ole meieni jõudnud meeskonna mänedžer Veiko Tihemets, kes tegeleb millegi muuga, kui ma täpsemalt kommentaatori kabiinist vaatan, siis hetkel nokib ta nina, aga kindlasti samal ajal töötab pea ja mõtleb igasuguseid plaane välja. Vaadates esimese game'i statistikat, siis
Järvamaa meeskonnas resultatiivsed Vantsi ja Ruul 3 punktiga. Meeskonna vastuvõtuprotsent tõusis lõpuks siis 65-le. Lätlastel on see 66,7 ehk üsna võrdsed oleme. Servi ässasid kogunes kõigest üks meil ja samamoodi ka lätlastele. Küll peab ütlema seda, et lätlased olid plokis efektiivsemad, et suutsid tuua 4 plokipunkti, siis meile tuli kogunes kõigest üks plokipunkt, mis oli siis näetavasti see Romet Priimägi ilus plokk. Ja lätlaste poole pealt on siin Katis Karklavs ja Andres Savorotins resultatiivsemad. See mõlemad toonud 5 punkti ja Roland Sosolins, kes lõpetas esimese game'i, on 4 punkti peal. Aga kohe on algamas teine game ja Vladimir Svisokis, noor mängumees, on palli mängu panemas. Nii, kohtunikud siin natukene arutasid omavahel ja nüüd on ka vile kõlanud. Richard Orutar tõste. Martin Ruul ei suutnud palli üle toimetada, kuid meie rünnak jätkub. 3. plokk, sealt lähelt suutis Virka Vantsi lüüa ja tuleb punkt. 1-0. Tänases mängus oleme esimest korda läinud juhtima. Loodetavasti ei ole see üürike õnn, vaid suudame siin teise game'i pöörata enda kasuks, et esimene game ei tulnud kõige paremini välja, et ikkagi -9 on päris suur vahe. Virka Vantsi tõste ja nüüd Karklavs võimsalt lööb selle palli maha, et korralikult timutas siin spordihalli põrandasse augu sisse. 1-1. Ja servimas Osolins. Richard Orutar raskustes vastuvõtuga, Lilles tõstab Virka Vantsi ja 3. plokk on ees, kui paistab, et isegi Vantsi ei löönud niivõrd plokki, vaid lausa trossi ja kordus tõestab seda. Pall läks trossi 2-1. Robert Saatse on läinud teist game'i juhtima. Osolins jätkab servimist. Orutar tõste ja Ruuli ja Lillese koostöö jättis siin taas soovida, et nägime korraga esimeses game'is siin eksimust. Teistpidi tuletas eilset mängu meelde, siis Lilles ja Ruul vahepeal suutsid väga hästi omavahel kombineerida korraliku punkti. Nii, 3-1, Osolins. Lengertse kätte, nii ja Taavi Sadam lööb punktiks, 3-2. Väga targalt mängis siin. Ja Sadam läheb ise ka servima. Ja Osolins siin, Karklavs toob järjekorra punkti Lätile ja seis on 4-2. Läksin korraks vaatama, et Taavi Sadam on üsna lühike mängumees, 190 on pikkus, et eks Järvamaa võrkpalliklubi üldse on võrdlemisi lühike võrreldes konkurentidega, et pikim mängumees on Romet Priimägi 201 sentimeetri, kuid nüüd meie õnneks Savorotnits, meeskonna üks kindlamaid mängumehi siin eksib ja 4-3. Järvamaa on 1 punktiga maas. Martin Ruul, 29 aastal mängumees, mänginud ka Tartu Bigbankas, läheb servima. Ja eksib. 3-5. Karklavs. Alo Lengert suudab ikkagi palli üle toimetada, korralikult rünnakut meil küll ei olnud. Nii, ja outi. Ja ei puutunud ka plokki. Suurepärane, 4-5. Silutin siin küll
kehakeel üritas näidata seda, et punkt meile ja vaatas ka kohtuniku poole siiamaani siin kurja pilguga. Pats on turris kukles, vaatab kohtuniku poole, aga see ei muuda seisu 4-5. Oi. Ei saa sellist praaki lubada. Juba teine Lilleselt. Teine serv täna Lillese poolt, mis läheb keset võrku. Lõvi 6. Aivar Silutins. Orutar, tõste. Virka Vantsi. Alolengert. Rünnaku kolmene blokk. Ivanov toob ülesse palli. Ja Karklaus ründab, aga kahene blokk on ees ja punkt meile 5-6. Väga hea. Richard Orutar. Illes. Orutar tuleb 6 pealt ja ei midagi. Kahene blokk on siin ees ja Visookise käed vist olid need, mis tõid Riia Tehnikaülikoolile punkti 7-5. Kahju. Noor mängumees läksin täiesti jõustu rammima, aga vaatasin, et targem natukene vähem jõudu ja rohkem mõistust kavalust kasutada. Aga Janis Vavers eksib. Paneb siin paar meetrit üle otsajoone ja seis on 6-7. No, teine game on märksa pingelisemalt alanud kui esimene. Ramet Priimägi, 201 sentimeetrit. Kõvasti üle 30 aasta vanust. Leeripalling, tõste. Ja ei jäta Savarotnits mingit võimalust ja teises game'is läheme esimesele tehnilisele timeoutile seisul 8-6 lätlastele. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda. Simply clever. Ja oleme tagasi Eevimaa spordihallis. Seis on 6-8, käimas on teine game ja Järvamaa on nii game'is kui ka game'idega kaotusseisus hetkel. Mehed tulevad tagasi platsile, vaatasin korraks kiiresti ka statistikale otsa. Virka Vantsi on resultatiivsem 4 punktiga, Martin Ruul jätkub 3 punkti peal. Lätlaste poole pealt on Karklavs juba 8 punkti kogunud ja Savarotnits jätkab 5 punktiga. Nii, Visookis, Sadam, Lilles, Virka Vantsi ja kaunis töö, kahene blokk oli ees, aga Virka leidis ilus hästi sinna võrgu juurde selle koha ja lõi palli maha 7-8. Virka Vantsi, tugev serv. Sookis tõstab ja Karklavs lööb järjekordse punkti RTU-le 9-7 ja tuleb ka nüüd lätlaste poole pealt tänane esimene vahetus. Platsile tuleb Oleg Holodnuks ja lahkub Silutins. Nii, servimas Osolins. Seis on 9-7. Ja eksib. See on ainult vesi meie veskile ja uudis 8-9. Vahe kahanenud minimaalseks 1-punktiliseks. See läheb Taavi Sadam. Planeeripalling. Sookis tõstab. Uus mängumees ründab, kahene blokk ees. RTU saab uue rünnaku. Ja Savarotnits
kuna plokk ei jõudnud praktiliselt reageerida, siis Savarotnits lööb selle palli maha. 10-8. Andrei Savarotnits läheb ise ka servima. Meie kontol on nüüd 6 punkti. Olengert. Lilles üritab palli üle ajada, plokk oli eest, üritab ka teist korda, kuid uuesti plokk loeb väga lihtsalt seda läbi. Ja nüüd Virko Vantsi tuleb, põrutab, plokk on küll ees, kui ploki kätest läheb auti ja 9-10. No Virko on vormis, seda näitas ta eile, aga täna on 6 punkti peal, nii et see öelda, et ikkagi kindel meeskonna liider siin olnud viimastel päevadel. Martin Ruul. Läheb tugevale servile. Lätlased on raskustes vastuvõtuglaga. Oi, meil vedas. Nüüd meil oli küll õnne. Näidatakse punkti Järvamaale. Romet Priimägi läks kohe võrgu pealt lööma, lõi selle plokki ja plokis kukkus ta meie platsi poolele, kuid kohtunik ma ei saagi, mis ta siis näitab, et vist näitab ikkagi, et vastuvõtul oli küsimus või milles, et no igatahes punkt meile, Ruul jätkab servimist, mis Okis tõstab ja nüüd ei jäta Karklas mingit võimalust Järvamaale. 10-11, hetkeks oli isegi skoor 10-10 tasa. Karklas läheb ise servima. Tugev serv, Sadam, Lilles tõstab ja punkt. Ai. Ikkagi punkt siis Riia Tehnikaülikooli, kas Lilles oli siis alt võrgus, et ma hetkel küll ise kordust ei näinud, aga 12-10 on tõsiasi ja Robert Satse jätkab servimist. Ta paistab, et Karklavsil on siin enda mingi teatud rituaale peale enne igat servi, et võtab selle palli siin joone sees ja lööb paruda maha. Nii Karklavs, ebakõla vastuvõtul, õnneks suudab palli üle toimetada. Okis tõstab, Olodnuks ründab ja kaheses plokist läheb pall auti ja järjekordne punkt Robert Saatsele, 13-10. Ja Villi Vantsi võtab selle peale ka lühikese mõttepausi. Satsapet ütles paar sõna siin Karl Lillesele, et noorele mängumehele 19-aastasele ka natuke kogenumatut meestelt teadmisi. Vaadata veel turniiritabalit 100 liigast, siis kui Eero Võrkpalli 13, Kuldiga 12, siis Taugopils 11. Leedu Tauras, Flamingo Volli SM Tauras on 10 ja TTÜ 9. kohal. Et eks realistlikult vaadates, siis need peaksid olema kõik Järvamäe meeskonna jaoks mängitavad vastased. Aga hooaja alguses Villi Vantsi ütles, et eesmärgiks on tulla 8 sekka ja pääseda ka play-offidesse, aga hetkel näib see küll väga keeruline olevat. Igatahes mäng läheb edasi. Sadam tõstab, Virko Vantsi ründab, 3. plokk on ees, aga ikkagi suudame. Pisokise kätest läheb see pall auti, et hästi mängitud 11-13. Karl Lilles. No nii, mina hoian igatahes nüüd hinge kinni, et see pall saaks korralikult üle toimetatud. Ja suutis, super. Visokis. Ja vahetusest tulnud Oleg Solodnuks lööb selle palli plokki ja plokist kukub ta siis auti, nii et järjekordne punkt RTU-le 14-11. Solodnuks läheb ise ka servima. Orutar, Lilles tõstab,
Orutar ründab, plokk on ees, saame uue võimaluse. Virka Vantsi ja lööb maha palli 12-14. No Virka on täna olnud raudpolt kindel, 8 punkti tema kontol juba praeguseks. Aga mängu kõige resultatiivsem on Karklavs, kellel on 10 punkti. Richard Orutal jätkab servimist, see on 14-12. Ja servi äss Orutari. Oot. Joonekohtunik siin näitab, et oli audis, aga seda kordust tahaks küll nüüd näha, et kommentaatori kabiinis tundus, et kindlalt oli sees. No jah, mäng läheb edasi ja Robert Satsa juhtimas 15-12. Oi, milline vastuvõtt, milline kohutav vastuvõtt meie poolt. Ja punkt Robert Satsele ja skooril 16-12 läheme teises game'is tehnilisele timeoutile. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii, oleme tagasi Eebimaa spordihallis. Kiire väike statistikavaade, siis vastuvõtu protsent on Järva meeskonnal 54,5, sellest niisugune rünnakuks moodustatud 27,3. Lätlastel on vastuvõtt numbrid 71,4 ja 19%, et no, vastuvõtt on ikkagi märgatavalt parem, üle 15% kui Järvamaal. Lengert, Sõste, Priimägi ei saanud korralikult löögi all. RTU ja lööb punktiks selle 17-12. Lisaks veel statistika poole pealt nii palju, et Virka Vantsi siin, kes on meeskonna resultatiivsem, on 16 tõstet olnud ja neist pooled siis 8 täpsemalt on löönud punktiks. 50% lätlaste poole pealt on siin Karklavs 14-8 löönud punkteks. Virka Vantsi saavad Pisokis Ožalniek. Ja järjekordne punkt lätlastele. Ei jäta siin Osolins mingit võimalust meie meestele. 18-12 ja märkamatult on vahe kärisenud 6 punktile. Ta oli siin alles 10-10, aga peale seda on 8-2 järjekordne spurt tehtud RTU poolt. Taavi Sadam ja tugeva löögiga lööb selle palli maha 13-18. Ei ole midagi öelda, et Taavi Sadam on mängu hästi sisse sulandunud, et vanemeister Kristjan Õuekallas, ka meeskonna kapten on nüüd juba päris tükk aega istunud pingil, et esimese game'i lõpust see vahetus tehti. Ja nüüd läheb servima Robert Priimägi. Valeri Palling, mis Ookis tõstab. Osolins ründab. Virka Vantsi ja kahju, et Osolins saab Rootnitsi käed olid need siin, millest kukkus see pall tagasi Järvamaa platsi poole 13-19. Oi, väga raske on siit selle rongi alt välja tulla nüüd, vahe on juba 6 punkti. Aga noh, nagu üks tark inimene mulle just hiljuti ütles, et tuleb olla positiivne, no ma katsun. Palli üle toimetada Järvamaa võimalus õnnatu. Lilles ja taas Ruul Lilles ja Ruul näitab välja ka oma frustratsiooni selle peale, et Lilles nii kohutava tõste tegi talle. Jah, meeste koostöö täna ei taha kuidagi sujuda ja ka Villi Vantsi võtab siin lühikese timeout'i ja patsutab paar korda noorele sidemängijale vastu õlgu, et pole hullu.
no kahju, et ka Alo Lengert läheb siin Lillesega natuke rääkima, et loodetavasti Lilles nüüd ei kaota oma seda enesekindlust, et mehes on nii-öelda mängumehe sisu, et seda ta näitas eile. Nii et mängu pole tänasel hooajal kindlasti nähtud ja ka möödunud hooajal niisugust põrutust, kus 3-0 pandi Kuldigale ära. 2 hooaja parim mäng minu meelest. Ja kõige kindlam mäng. Pingelisemaid mänge on kindlasti olnud. Ja Martin Ruul paistab, et siin kurjad sõnad Lillese suunas mõjusid ja nüüd suudab Ruul punkti kohe tuua ja 2014 oli ilus koostöö. Virko Vantsi. Ja Vantsi eksib 21-14. Jõuluimedesse ma ei usu ja raske on olla positiivne seisul 14-21, et lätlastel on käes mängumehe punktid ja edu 7 punkti. Ivanovs tõstab, Holodniks ründab ja meie õnneks odame 2 ploki ette panna. Punkti Järvamaale 15-21. Holodnuks, korrigeerin Läti nimed. Eestlaste jaoks on see niisugune tõeline keeleväänamisharjutus. Taavi Sadam. Sookis rünnak ja nüüd eksib. Kaatis Karklavs, seda tänase mängu jooksul ei ole palju juhtunud, et Karklavs eksiks, aga just nüüd ta teda tegi. 16-21. No vahe on 5 punktine, et suudaks nüüd veel 2 punkti kiiresti ammustada, siis 3 punkti. Siis oleks mängu märksa rohkem, ütleme nii. Ivanovs Visokis tõstab. Holodnoks ründab, saame meie omakorda võimaluse. Lilles, Orutar 3. plokk ja ploki ladast läks see pall auti. Täpselt nii. Ta näitab ka kohtunike 17-21. No meestes on tahet, selles ei saa kahelda, et siin ära meestes sellist on mootorit, mis põleb ja põleb ka ilma naftata. Õhinapõhine põlemine on see seisu 17-21. Riia Tehnikaülikooli peatreener võtab siin kiire mõttepausi. No eks ta ole pigem tehnilist laadi või taktikalist laadi paus. Et viia rütmist välja ära meeskond. Nii, aga paistab, et kommentaatori kabiinist vaadates ka pealtvaatajaid, siis vaikselt on tulnud pealtvaatajaid aina juurde, et on tulnud ka kauneid pealtvaatajaid siin publikus ehk, seda rõõmsam on minul siin heita pilgid koha peal ka publikule. Taavi Sadam. Ai, no nii ei saa. Võtab meeskond 3 punkti järjest, just kui hakkad mängu tagasi tulema ja siis lihtsalt lolli peaga paned sa lataka keset võrku. Aga pole hullu, juhtub. Ja vahetus toimus ka RTU poole pealt, eks tunneb siis peatreener üsna kindlalt, et teine game on juba nende käes, et platsile tuleb Alex Kulesevits, ära võttis Savrotnitsi, nii planeerib Alling. Alo Lengert, Lilles, Virko Vantsi ründab, 3. plokk. Lätlased suudab palli üles tuua. Tõste, Holodnoks ründab, meie poolt 2. plokk, kuid ikkagi läheb pall plokist out ja 23-17. Nii, ja servimist jätkab siis Alex Kulesevits. Kulesevits. Orutari peale, tõste. Ja näeme täna seda juba 4. korda sellist, kus Lilles üritab sidemängijana tõsta Ruulile, et siin tempo rünnakut saada, kuid meeste üksteise mõistmine ei ole just kõige parem ja eksitakse. Teises game'is
Kulesevitšile esimene game pall, planeeri palling, pall kukub Trossi põrkest Järvamaa platsi poolele ja ka teine game kindlalt Riia Tehnikaülikoolile 25-17 ja hetkel seis siis game'id 2-0 lätlastele. Läheme lühikesele reklaampausile ja oleme peagi tagasi. Kohtumiseni! Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever. Sporta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Kas saab nüüd kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Paljud restoranikundjad küsivad, mis on Eesti köögisaladus? No mis saladus seal ikka on, kui toorained õiged ja eestimaised? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii, oleme tagasi Viima spordihallis, mis asub siis ilusas väikelinnas Paides. Tänast mängu on kommenteerimas Priit Värk, nende võhiku ja asjaarmastajana ja siin samas hallis on mängimas siis Järvamaa võrkpalliklubi ja Riia Tehnikaülikool. Game'id on 2-0 lätlaste kasuks. Loodetavasti suudab nüüd Järvamaa meeskond ennast kohuda ja tulla mängu tagasi, et esimesed 2 game'i ikkagi 16 ja 17 punkti saanud, et on jõudu vahekord olnud üsna kindel. Vaatasin kiiresti ka statistikat ja mis siin oskan välja tuua. Lokipunkte Järvamaal 3, lätlastel 7, rünnakuprotsent on lätlastel 52%, meil 39,6%, nii et eks siin on üks vahekoht ja loomulikult vastuvõtt 70,8 lätlastel ja 59,5 Järvamaal, nii et eks need mängivad rolli. Serviassad on eestlastel 1 ja lätlastel 3. Ja eks olgem ausad, see statistika peegeldab ehedalt ka mängu seisu. Game'id 2-0. Nii, aga nüüd andis kohtunik ka vile ja kohe on algamas 3. game. Taas alustab seda Roomet Priimägi. Planeeri palling. Ütles kaod kätte ja Visookis näitab, et ka tema suudab suurepäraselt seda mängu lugeda ja meie blokk ei olnud selleks valmis. Karl Lilles üritas seda varasemalt ka paar korda, aga siis Läti blokk luges Lillese läbi. Nii, Visookis servimas, planeerib palling Orutari peale. Lilles tõstab. Virko Avantsi ja kindel punkt 1-1. Virko Avantsi. Visookis ja Visookise saab Rotnits näitavad, kuidas käib selline mäng. Truulil ja Lillesel on õppida siin nii mõndagi. 1-2 Järvamaa poolt vaadates. Servima läheb siis Osolins. Sadam, Lilles tõstab Virko Avantsi, väga raske pall oli ja punkt lätlastele, et ei saanud korralikult lüüa, pall läks liiga ette ja ajastus oligi 3-1.
juhtimas siis Riia Tehnikaülikool. Osalins jätkab servimist. Tugev serv, Orutar, Lilles, Sadam ja kolmene plokk, lausa kolmene plokk ees ja paistis, et Savrotnitsi käed olid need, mis tõid siis punkti 4-1. Osalins. Orutar raskustes vastuvõtuga, suudame palli üle tuua ja siis ka lätlaste poolele toimetada, kuid mitte korralikku rünnakut. Ja no, peab tunnistama, et ka meil on vahepeal õnne ja Savrotnitsa siin üsna kerge palli suudab auti lüüa. 2-4. Servima läheb Taavi Sadam. Tõste Olodnuks ja lööb selle palli punktiks 5-2. Saime küll kahese ploki ette, kuid ikkagi pall kukkus meie poolele. Nii, servima läheb Andris Savrotnits. Orutar. Lilles, Orutar, ühene plokk ees ja tuleb punkt meile, et läksin plokist vastu antenni ja 3-5. No vahe on võrdlemisi väike ja kõik peaks alles olema, aga vaadates mängu, siis kuidagi seda initsiatiivi ei suuda Järva meeskonda haarata, et paar korda oleme jõudnud nii-öelda viigini või paari minimaalse kaotusseisuna, ma pean silmas kogu mängu, aga et läheksime juhtima, et seda ei suudeta. 4-5. No nii, igatahes praegu on 2 punkti tulnud järjest. Ruul. No, paistab, et tuleb tugev serv. Ja. Oli küll tugev, kuid keset võrku ja punkt RTU-le. Servima läheb Karklaus. Karklausil on... Vabandust, ei ole ka, tahtsin öelda, et Karklausil on ka üks servi eest täna kirjas, aga ei, hoopis on üks servi viga. Orutar, Lilles. Orutar ründab, kahene plokk, saame uue rünnaku võimaluse, Lilles tõstab taas Orutar, kolmene plokk ja ei mingit võimalust. No, tõtt-öelda oleks võinud hetkel tagantjärgi targane öelda, et proovida seda palli kuidagi kavanemalt üle toimetada, et oli lätlaste plokk korralikult paigas. 7-4. Katis Karklaus. Tõste Priimägi ründab ja suudavad lätlased palli ikkagi üle toimetada, et paistis peaaegu tuleb punkt, aga ei. Nüüd Orutar küll üritas kavalamat, kuid lugesid lätlased selle anitamise täiu. Olodnuks anitab, Orutar toob palli ülesse. Pirko Vantsi, kahene plokk. FTU suudab ikka ka mängida edasi. Olodnuks ja Olodnuks eksib. Ja punkt meile, 4-5-7. See pallivahetus lõppes seda korda punktiga meile, et vedas. Või noh, mis vedas? Pole siin vedamisega mingit tegemist. Teenitud punkt. Karl Lilles. Tõste ja nüüd ebakõlad ka lätlaste meeskonnas ja Janis Vavers hüppab palli alt läbi ja ei suuda seda üle toimetada. 6-7. No nii, Karl, nüüd ei tohi eksida. Kindlalt tuleb see pall üle toimetada. Ja nii ongi. Ja vastuvõtuga tõsised probleemid ja teine servi hästi täna Karl Lillese poolt, et Olodnuksi käte osavus jättis seda korda soovida. Ma ei eksi, siis teine servi hästi täna siis Karl Lillesele, et ikka ennem tuli planeerivas pallingusse.
taas Olonuksi peale probleeme vastuvõtuga. Nii, tuleb ka raskelt. Ai. Irko Vantsi siin tahtis võrgu kohale selle palli tõsta, kuid läks liiale ja lihtne punkt siis lätlastele. Lõi selle punkti Visookis. 8-7 kolmandas skeemis esimene tehniline time-out. Peatse kohtumiseni. Sparta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pitsakiosk.ee. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Ja oleme tagasi Eevimaa spordihallis ja olen Priit Värk ja toon tänase Järvama mängu siin, võrkpallimängu Läti vastu, Riia Tehnikaülikooli vastu täpsemalt ja geimid on 2-0 lätlaste kasuks ja käimas on kolmas geim, seisu 8-7 läheb servima siis Olonuks, Orutar, Lilles, Vantsi ja tuleb punkt 8-8, suurepärane. RTU poole pealt siis Karklavs ja Savrotnits on 10 punkti peal, meilt siis on Virko Vantsi 10 peal. Aga teiste meeste panus jääb natukene nõrgemaks hetkel. Richard Orutar. Raskustes vastu, et Olonuks tõstab. Palli suudavad üle toimetada. Nüüd on meie võimalus minna juhtima. Virko Vantsi on kahele plokk ees, aga ei, sellest pole kasu lätlastel ja 9-8. Järvamaa on juhtimas täna esimest korda siis, kus on nii-öelda ka mängu keskel mindud juhtima, et paar kord on see õnnestunud siin geimi alguses, aga mitte geimi keskel. Orutar jätkab servimist. Tugev serv ja tuleb, ei, ja tuli ikkagi põhimõtteliselt servi äss, et oli küll ka õnne, et läks trossist, lätlased suutsid küll käpad alla ajada Visookis täpsemalt, aga pall läheb auti ja punkt meile 10-8, oleme juhtimas kahe punktiga ja ka RTU pikk peatreener siin tunneb, et on probleemid käsil. Võtab kiire time-out'i. Raimond Svilde, legendaarne lätlaste peatreener. No nii, igatahes kolmas game on meil märksa parema pildiga seni olnud kui esimesed kaks. Mehed on rohkem võidelnud, on rohkem ka õnnestunud ja ma loodan väga, et see game toob siis ka nii-öelda game'i punkti meile, et ei lõpeks ta 3 game'iga. Kui oleme juba 1 game'i hammustanud, siis miks mitte rohkem. Servimist jätkab noor mängumees Richard Orutar. On nii planeeriv palling kui ka tugev palling tema arsenalis. Nii tugev serv ja tuli järjekordne servi äss, et võtab siin ennastki natukene muigama, et Richard Orutar näitab, milleks ta võimeline on. Et noore mängumehena on kohati ebastabiilne, aga kui on need rõõmsad hetked, need helged hetked nagu hetkel, siis suunurgad kisuvad taeva poole 11-8 ja 2 servi ässa jutti. Nii, läks taas riski peale tugeva servi, kuid nüüd ikkagi trossi. 9-11 pluss 2 Järvamaale. Servima läheb Janis Vaavers. Orutar, Illes. Sadam ja Sadam lööb ilusasti punktiks selle 12-9 pluss 3 jätkuvalt Järvamaale. No igatahes see, mida ma rääkisin, et initsiatiiv on vaja haarata ja me seda oleme suutnud teha. See on hea uudis. Roomet Priimägi läheb servima.
tuleb vältida igatahes rumalaid eksimusi ennekõike. Valeri palling, Olodnoks tõste Vilokise poolt ja ikkagi Osolins suudab tuua punkti RTU-le. Visokis. Vladimir Svisokis. Nende näojoonte järgi ütleks, et lätlaste noorim mängumees. Aga üks mul puudub protokoll, kus saaks ka meeste vanuseid vaadata täpsemalt. Tõste 100 ja ei eksi. 13-10. Et jah, vaadates siin Lillest võrreldes siis põhisidemängija Keirovansi, kes on hetkel vigastatud, siis Lilles võib-olla tõsted on aeglasemad, aga see ütleme, et täpsemad. Ja julge noore mängumehel on ka üsna julge, et seda on näha siin Ruuliga. Nii, lätlaste poolt tõste ja rünnak ja punkt. Kahjuks ikkagi Karklavs lööb selle palli maha ja 11-13 pluss 2 Järvamaale. Osolins, Rolands. Ja eksib jämedalt ja 14-11, et on siin juba mõnda aega püsinud selline 2-3 punktiline vahe ja selles mõttes on see hea, et me oleme ikkagi need liidrid. Taavi Sadam. Valeri palling, Ivanovs tõste Olodnoks ja läheb Lillese kätes pall auti 12-14. Savrotnits, RTU-ks ja Statiivson Mehi 10 punktiga. 10-st on 4 kogunud plokipunktid, nii et on mees olnud täna plokis väga tugev. Toomet Priimägil meie poolt on vastu panna 3 plokipunkti. Nii, Lilles tõstab, Ruul ründab ja punkt meile. Nii on. Kohtunik küll hetkeks mõtles, et palli siin üsna piiri peale, aga ikkagi oli sees kindlalt ja 15-12. Jätkuvalt 3 punkti vahe. Servimas Martin Ruul. Oi. No jaa, et ei servinud veel võrgu alt läbi. Aga pole hullu. Juhtub ka parimates meeskondades ja ka parimatel päevadel. Ja vaatan siin ära meeskonna pinki, siis Kristjan Õuekallas, vanameister ja meeskonna kapten on siin pikadressi täitsa selgelt omanud. Sadam. Lilles. Orutar. Ja Orutar lööb palli punkt. Ei, ikkagi oli audis. Kommentaatori kabiinist esialgu tundus, et plats oli sees, aga jah, kordadest näeme, et ikka paarkümmend sentimeetrit audis. Katis Karklavs, seisul 14-15, minimaalne on meie eduseis. Ja tugeva serviga on Karklavs. Saame kätte, tõste. Ja nüüd Orutar, no ausalt öeldes ütleks nii, tõste oli küll halb, aga päris niimoodi ei oleks tohtinud nagu väheke oleks tulnud rohkem pingutada ja see pall ikkagi üle toimetada. 3-punktine eduseis on kokku sulanud ja seis on sile 15-15. Karklavs. Tugeva serviga mees, aga eksib! Meie õnneks eksib ja kolmandas game'is läheme teisele tehnilisele timeoutile Järvamaa juhtimisel 16-15. Hetke pärast kohtume taas. Naabriproua käis uurimas, kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja. Mis nõu mina tal ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent.
Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Sparta, teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hind. Nii, oleme tagasi Eebimaa spordihallis, mina olen Priit Värk, käimas on 3. game, Järvamaa on juhtimas 16-15 ja Karl Lilles servimas, planeeripalling. Olodnoks, Visokis, Olodnoks ründab, kahene blokk ees ja Romet Priimägi korjab järjekordse blokipunkti, 17-15. No super. Oleme taastanud siin 2-punktilise edu, pikka aega oli siin ka 3-punktine edu, et ja kui suudaksime kohe napsata veel 1 punkti. Lilles. Ai, on täna 3. või 4. eksimus Lilleselt. Just servi eksimus ja see on valus, eriti hetkel, kus 3. game punkti mäng on käimas ja selline praak. Ja 3. eksimus oli nii see. Ja Riia tehnika Üljekoole poolt. Olodnoks. Tulev seer, Lengert, Lilles tõstab. Orutar ründab ja paneb täiesti jõust ühesesse blokki ja see pall lendab blokist outi 18-16. Orutar läheb ise ka servima. No Orutar on saanud see hooaeg korralikud risted. Alo Lengerk oli vigastatud, siis tuli kanda tal libero rolli, aga nüüd on saanud oma põhipositsioonile nurgamängijaks, aga liiga palju kiitsin. Kohutav eksimus, 2 meetrit üle otsajoone ja järjekordne punkt siis RTU-le. Nii, Orutar võtab vastu, Lilles, Virka Vantsi. Suudame kaitsetööga peaaegu palli üles tuua, aga ei, mitte lõplikult ja seis on tasa 18-18, et kahju. Nii, servimist jätkab Jaanis Vaavers. Lengert, Lilles, Sadam, Anitab, tuuvad palli ülesse, Visokis tõstab ja Audis. Pall on Audis. Osolint seksib rünnakul ja 19-18. Järvamaa on juhtimas ja nüüd jõuavad kättu nimetatud mängumehe punktid. Romet Priimägi. Ja pall on Audis ja jah, ei olnud siin mingit võrgu puutumist. Küll Savorotnit siin üritab kohtunikule seletada, et alt mindi vastu võrku, aga ei. Ja 20-18 Järvamaa on taastanud 2-punktilise eduseisu. Ja 3. game ja lõpp on nii lähedal. Tõste. Osolins ründab ja lendab trossi. 21-18. No super. Ja ka sisetunne ütles sama, Raimond Svilde, et peatreener võtab siin nüüd lühikese mõttepausi. On igatahes praegu 3. game'is saadud korralikult enda masinavärk, mänguvärk siin käima ja Järvamaa juhib 21-18. No hädasti oleks vaja siit see game ära võtta ja kui suudaks siin järgmise game'i ära võtta, siis oleks vähemalt 1 punkt kotis, et iga punkt on praegu meeskonnale hädavajalik. Sest oleme küll viimased 6 punktiga, kuid kõigest 1 punkti kaugusel on eilne vastane Kuldiga. Need tuleb tagasi platsile. Romet Priimägi rahulikult jalutab palliga otsajoone taha. Planeeripalling.
Tõste. Osolints ründab, saame käed alla. Priimägi. Virkovantsi ja tuleb ilusasti punkt 22-18 pluss 4 Järvamaale. Nii, tuleb vahetus. Silutins, kes oli siin pikalt. Pingi peal tuleb tagasi platsile, aga vahetab välja Osolintsi hoopis, et vastuvõtuks siis. Ai. Seda juhtub väga harva, kui Romet Priimägi eksib servile, aga kahjuks just nüüd. Ja vahe on 3 punktile. Visookis. Lätlaste sidemängija. Valeri-Palling. Sadam ründab ja punkt kindel, punkt 23-19. No, ma ütlen nii, et enam ei päästa lätlased isegi jõuluvana, kes oleks Lätist pärit. 23-19, 4 punkti vahe ja kõigest 2 punkti on vaja Järvamaa meeskonnale 3. game kotti panna. Virkovantsi. Virkol on tugev serv, läheb planeeriva peale. Oi, aga ei saagi aru, mis nüüd juhtus, et planeeriva pallinguga selline eksimus. Üle otsa joone pool meetrit. 20-23, mäng läheb edasi, Silutins. Planeeripalling omakorda Orutari peale, Lilles tõstab, Ruul ründab, aga suudab RTU selle palli üle toimetada. Oi, Olodnoks toob punkti väga raskest positsioonist, ei löö tugevalt, läheb plokki, aga ikkagi see pall kukub ploki ja võrgu vahele ja punkt RTU-le ja 4-punktine eduseis on kahanenud 2-punktiseks. 23-21 on veel ees. Peatreener Villi Vantsi võtab siin nüüd väikse pausi, et omakorda lätlaste nii-öelda hoogu vähendada. Nägite ka punktis, nägite ka telekas, et Silutins vist on võrdlemisi heas tujus, et siin kaunimaid tantsuliigutusi tegi just. Või oli need siis lätipärased venitusharjutused, kes seda teab, pole näinud lätlasi tantsimas. Nii, mehed on tagasi platsil. Silutins. Planeeripalling, Orutar, Lilles, Sadam ründab ja tuleb punkt Järvamaale, läheb plokiladast out ja 24-21. Ja tänase päeva esimene game pall ka Järvamaa meeskonnale, seda läheb lööma Tallinnas Taavi Sadam. Nii, planeeripalling, pall on üle toimetatud Silutinst, Visookist tõstab, Olodnoks ründab. Nii, pall uuesti tagasi lätlaste poole peale. Olodnoks uuesti ründab, kahene plokk ja ohoi! Oleks võinud selle palli ikka suuta päästa, et Ruul ei näinud, kuhu pall kukub ja ei jõudnud enam järele. 24-22. Nii, ja vahetus lätlaste poole pealt. Oleme seda vahetust ennegi näinud. Alex Kulesevits tuleb platsile. Number 3 lahkus siis Savarodnits. Tuli tõenäoliselt servima ja siit eelmine kord oli näha planeerinud pallingat ka seekord Orutari peale. Tõste. Virkovantsi ründab. Lätlased tuleb palli mängus hoida. Olodnoks ründab. Ja 23-24. Game'i lõpp on läinud nii pingeliseks. Ja Villi Vantsi võtab uue mõttepausi. Mehed maha rahustada ja olgem ausad, isegi vajan siis väheke rahustamist. Tundus juba üsna kindel, et see game tuleb meile, aga ei, liiga vara võib-olla viskasin. Kohe ole näha, endiselt oleme ikkagi 1 punktiga peal ja game pall on meie. Tuleb signaal Eebimaa spordihallis. Mehed kõnnivad tagasi platsile. Ja
ja läheb Ales Kulesevitš, Kulesevitš, kuidas iganes neid Läti nimesid hääldatakse, läheb uuesti servima. No, mees on näidanud, et planeerib palling ja tuleb see Orutari peale arvatavasti. Nii, aga ei tule ta midagi Orutari peale, vaid hoopis võrku. Ja 25-23, Järvama võtab ühe geimi endale ära ja geimidega 1-2. Meie poolt vaadates läheme kergele puhkepausile. Vaadake nüüd ilusaid kommertsteateid. Naabriproua käis uurimas, kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja. Mis nõu mina tal ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Kas saab nüüd kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti võrkpalli toetab Zone.ee. Sparta, teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal, hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda, simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Nii, oleme tagasi Kesk-Eestis, maakonnakeskuses, Paide linnas asuvas E-Piima spordihallis. Mäng on kommenteerimas Priit Värk ja nagu on korduvalt öeldud, vastamisi on Järva meeskond ja Riia Tehnikaülikool. Geimid on 2-1 ja kohe on algamas 4. geim. Mehed on platsil ja servima läheb Visokis, RTU sidemängija. No igatahes suurepärane 25-23 võeti 3. geimi ära ja seda oli kodumeeskonnale vaja. Loodetavasti on see niisugune äratus, mis toob ka nüüd veel ühe geimi koju. Nii, Sadam ründab ja punkt meile. 1-0. Ei ole midagi öelda, et eile alustasime võrkpallinädalavahetust ja südames oli selline õre tunne, et mitu põhimeest on puudu siin vigastuste tõttu ja võib tulla keeruline nädalavahetus negatiivses mõttes, aga tegelikkuses on mehed, kes on tulnud asemel, Karl Lilles siin ja Richard Orutar, kes on kogu aeg platsil olnud, et suurepäraselt oma rolli sisse elanud. Ja paistab, et ka Taavi Sadam, kes täna siin asendab vanameistrite Õue Kallast. Ei teagi, kas Õue Kallas on mingi tervisemure, aga igatahes ta pingil istub. Aga Taavi Sadam on olnud oma ülesannete kõrgusel. Nii, katkestan oma loba ja lähme uuesti mängu juurde. 2-1 RTU juhtimas ja äsja lõi Osolins siin servi ässa. Osolins, tugev serv, Orutar. Lilles tõstab, Virka Mantsi 3. plokk on ees, kuid
oli plokk või mitte, pole tähtis, sest see pall läheb otse keset võrku. 3-1, neljandat geimi on Robert Saatse väheke kindlamalt alustanud. Osolints jätkab servimist. Pikalt saab see mees servida. Eri Palling, Orutar. Lilles tõstab, Orutar tuleb 6 pealt, ründab. Lätlased saavad uue võimaluse. Viskos tõstab. Olodnuks ründab ja ründab auti. Tahtis küll pikka piiri lüüa, aga ebaõnnestub. 2-3 Järva poolt vaadatuna ja Taavi Sadam läheb servima. Eri Palling saab kätte ja suurepärane koostöö Visokise saab Rodnitsi vahel ja oleme täna seda korduvalt näinud, kus tuleb kaunit temporünnakut neilt. 4-2 RTU juhtimas. Andres Savorotnits. Eri Palling Orutari peale. Lilles tõstab Virko Vantsi. Ei saanud korralikult lüüa, kui palju on üle toimetatud. Nii, lätlaste rünnak. Saame hästi kaitses käed alla. Lilles, Virko Vantsi, jahaa! Vantsi toob meile punkti, seda oli vaja. 3-4. Vaatasin kiiresti ka statistikat, siis lätlaste poole jätkuvalt on Karklavs 12 punktiga resultatiivsem. Savrotnis 11 punktiga ja meil on Virko Vantsi samuti 12 punkti ja Ruul eksib. Et näha on, et Ruulil Arsenalis on mõlemad, on tugev serv kui ka on Eri Palling, kuid see tugev serv kipub teinekord olema üsna ebastabiilne. Ja juhtus just see, et pall läks võrku. 5-3 pluss 2 lätlastele. Tuleb Palling, tugev Palling. No nii, võrgu peal oli siin niisugune võrdne mäng, suutsime palli nüüd üle toimetada lätlaste poole peale. Olondus ründab ja ikkagi Riia Tehnikaülikool saab järjekordse punkti 6-3. No ei tohi lasta hetkel masti maha. Laseme masti maha, siis on see 1-3 kaotus ja tabeliseisu poolt vaadates siis pole sest mingit kasu. Katis Karklavs. Sadam. Tõste ja Roomet Priimägi suuda palli maha lüüa. Karklavs ründab ja ründab Trossi. Väga hea. Teiste õnnetuse üle ei tohiks küll rõõmus olla, aga see, et Karklavs praegu Trossi virutas, selle üle olen küll rõõmus. 6-4. Oleme 2 punktiga maas. Karl Lilles. Nii, kõik tema hinge sisse. Ja korralik Viskovskis, vabandust, ja aga Viskovskis tõsis Olodnuksile ja Olodnuks lõi selle palli ilusasti maha, 7-4. Ja Olodnuks läheb ka servima. Olodnuks. Ai. Halb platsitunnetus praegu Alo Lengertilt tuleb eest ära ja hoopis juhtub nii, et pall kukub sisse. 8-4. Neljandas geimis oleme esimese tehnilise timeoutile. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever.
Eebimaa spordihall, siin Priit Värk mängimas Järva meeskond ja Riia Tehnikaülikool. 4. game, siis on 8-4, läheb lätlaste poole pealt servima, on Odnuks. Tugev serv, Alo Lengert saab käed alla, et tõste, Virka Matsi ründab, Lokist tuleb pall meie poolele, saame edasi rünnata, Orutar ja Orutar ei jäta mingit võimalust ja toob punkti Järvamaale 5-8. Orutari kontos on siis tänaseks juba 9 punkti, et ründeprotsent pole just kõige kõrgem. 29,4, pole hullu. Aga serviga on küll midagi on paigast ära, et 6 servi, vabandust, 10 servi, 6 errorit ja 2 servi ässa, et 10-st 6 suudad võrku lüüa, noh, see ei ole hea. Viskovskis tõstab. Osalints ründas ilusasti, või mis ilusasti, efektiivselt. Järjekordne punkt Robert Saatsele 10-5. Nii. Ohtlik on see seis meie poolt vaadates, 5 punktiga maas ja meie jaoks on see elu või surma küsimus võita see game'is eelkõige. Nii, Taavi Sadam toob punkti, 60. Nii, vaadame ka Sadamat. Sadam on täna olnud väga resultatiivne, arvestades seda, et ta tuli ikkagi teise game'i vabandust, ma nüüd ei mäletagi, aga igatahes ta Õue Kallase vahetas siin minust teises game'is välja, siis on toonud 9 punkti juba. Tõste ja kahjuks. Kerge punkt. Lätlaste Savrotnitsi kontosse järjekordne punkt. Ja paistab, et Savrotnits on ka meeskonna resultatiivsemaks tõusnud 13 punktiga. Viskovskis. Orutar, tõste. Ja Ivanovs ei saa käsi alla ja punkt meile 7-11. No, kipun ennast kordama, aga taas on see moment, kus meil oleks vaja punkti lisa saada ja kiiresti niimoodi paar punkti, et see vahe väiksemaks mängida. Virka Matsi, planeeripalling. Kätte Viskovskis tõstab. Ja Karklavs ründab üle pika ja saab Karklavs ka enda kontole 1 punkti juurde. Ja Karklavs ja Savrotnitsil mõlemal 13 punkti, meeskonna resultatiivsemad. Seda oli vaja praegu. Osalints eksib. 8-12. Taavi Sadam. Taavi Sadam, ma pean parandama ennast. Oli siin protokollis, natuke võttis internetiühenduse aega, 10 punkti on Sadama kontos. Nii, kahene plokk on ees meie poolt, Lilles, Ruul ja punkt meile ja väga hea. 9-12. No, oleme -5 pealt suutnud -3 mängida. No punktike praegu veel, oleks -2. Aga juba on tunda niisugust kerget teist hingamist ja ma ei pea siin silmas enda hingamist, vaid siin saalis toimuvad. Fännid on kaasa hakanud elama märksa häälekamalt. Aga punkt nüüd Savrotnitsile. 14. punkt. Meil on jätkuvalt Virka Matsi kõige resultatiivsem 13 punktiga. Suures Sadamal on 16 rünnakust 10 on maha, väga kõrge, 62,5% rünnaku niisugune efektiivsus. Orutar ründab, kahene plokk on ees, isegi ütleks, et ühene plokk, et aga punkt ja 14-9. -5 kaotusseisus, võtab Villi Vantsi siin mõttepausi. No, raske tööga saime siin vahe 3 peale ja tundus, et initsiatiiv on nagu
kas just tagasi võidetud, aga mäng võrdsustatud just niisugune mängupildi poolest. Aga nüüd 2 eksimust ja punktid RTU-le 14-9. Teadmiseks siis nii palju, et täna veel mängivad lisaks Järvamaale Osolnieki ja Bigbank Tartu, TTÜ, Jekapilsi Luši, Selveri Tallinn, ASK Kuldiga, Pärnu võrkpalliklubi ja Taagapilsi Universitaate. Skoorid saate juba ise hiljem tuvastada. Nii, aga tagasi mängu juurde tulles. RTU servib, planeerib palling, Oruta saab kätte, tõste. Ja mitmenda korda ma juba näen seda. 15-9. Taas. Ei ole täna see Ruuli Lillese koostöö kõige parem. Saab Rotnis. Orutar ebaõnnestub vastuvõttu, kuid saab rünnaku ja võrdlemisi raskes positsioonis toob punkti ära, et 3. plokk ees, aga see vajalik punkt tuli 10-15, -5 jätkuvalt. Martin Ruul läheb servima. Ja eksib serviga. Taas. Ja seis on 16-10 ja teine tehniline timeout. Vaatame siis, mida head meile soovitatakse osta. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. E-Piima spordiajal Priit Värk Järvamaa mängimas Riia Tehnikaülikooliga. Seis on 16-10, käimas 4. game. Ja kui lätlased peaksid selle game'i ära võtma, siis on mäng läbi ja 3 punkti saavad nad tabelisse juurde. Tuleb hakata vihaselt vastu. Kaatis Karklavs. Orutar raskustes vastuvõtuga. Priimägi tõstab, Orutar saab palli üle toimetatud. Viskovskis. Holodnoks on kõigele lisaks on nüüd Holodnoksil ka õnne. Teeb siin rünnaku vastu Trossi ja Trossis põrkatab vastu Priime Kaalikat ja sealt omakorda meie platsi poolele 17-10, 7 punkti on vahe. On tõeliselt raske sellest seisust veel välja tulla, aga eks näis. Mäng käib, Karklavs. Saame tõstetud, Orutar ründab, 3. plokk ees ja nagu mängiks Viitekat vastu seina, põrkab see pall kohe tagasi. 18-10 Villi Vantsi võtab pausi, aga seis paistab olevat kurb. Raske on siit leida praegu niisuguseid positiivseid toone. Kuigi nagu varasemalt ütlesin, siis üks tark tüdruk on mul siin korduvalt soovitanud positiivselt vaadata, küll siis hakkavad ka mehed positiivselt mängima, aga eks näis. Katsun natukene siis positiivsemas toonis olla. Rõõmsalt vaadata poolt siis, minul on ka esmaspäevas puhkuse ja ma peagi tulemas on ka teistel punased päevad, nii et saame puhata ja jõuluajal hakata sööma. Nii, aga nüüd loll loba lõpp ja tagasi mängu juurde. Sadam võtab vastu, Lillest tõstab, Virko Vantsi tuleb. Tugev rünnak, aga paistab, et oli audis, ka joonekohtuniku lipp tõuseb. Paarkümmend sentimeetrit läks see pikale, 19-10.
Katis Karklaus. Lengert, Lilles üritas siin kiiret punkti tuua, aga ebaõnnestus ja Odlunks ründab ja punkt Riia Tehnikaülikoolile. Noh, ole nii optimist kui tahad, aga ma arvan, et täna ei päästa seda mängu enam miski. 20-10. Neljandas game'is on juhtimas Robert Saatse. Ja no, nüüd on ainult vormistamise küsimus. Lilles tõstab, Virko Avantsi ründab. Ja tundub, et see foon, see initsiatiiv, mängulust on juba lätlaste käes igas tasendis ja kõik, mis nad teevad, õnnestub. 21-10. Kahene plokk, mis kandis vilja ja tõi järjekordsed punktid. Nii, see rünnust jätkab ikkagi Katis Karklaus. Sadam. Lilles üritab üle toimetada, kuid ei saa, et eks vastu, et ka natukene logises. Noh, tegelikult mitte, et Lillesel ei olnud vaja seda palli hakata kohe üle toppima. Aga mis siin enam? 22-10. Näha on, et mõlemad meeskonnad on vist siin leppinud selle tulemusega. 3-1 sõidavad lätlased tagasi kodumaale. Ja ka Romet Priimägi eksib 23-10. Meeskond on murdunud. Aga võttes nüüd 2 päeva kokku, siis ei ole põhjust väga nukrutseda. Eile ikkagi korralik mäng Kuldiga vastu 3-0 võitja. Tuletan meelde, et see aeg on siin 12 mängust, siis arvestades tänase kaotame, on ikkagi olemas 2 võitu. Eks ootused olid märksa kõrgemad. Eriti mäletas eelmise hooaja lõppu, kus Rakveret nüpeldasime siin samas saalis ja tulime Eesti meistrivõistlustel 5. Ega Villi Vantsi hooaja eelsel pani eesmärgist tulla play-off kohale, aga miski pole veel kadunud, pool hooaega on ees. Raskeks teeb oluvõrra küll nii-öelda vigastused. Teistpidi vaadates siis noored mängumehed Lilles Orutar saavad kõvasti aega ja on muutunud paremaks. Nii, esimene matšpall. Lilles tõstab, Vants ei kaitses suudavad üles tuua, Holodnoks ründab resultatiivselt ja 4. game on selle mängu kõige nukram, 25-10. Toob 3 punkti, selline Holodnoksi rünnak lätlastele ära ja teeme nüüd väikse pausi ja kohe võtan meeskonna peatreenerit Villi Vantsilt ka lühikese kommentaari. Nii, Järva meeskonna peatreener Villi Vantsi. Täna oli teisest klassist meeskond, tuli kaotus 1-3. Kuidas esimesed muljed on, kommentaarid? Täna jäi jõudu väheks ja Kristjanil oli ka jala, ta lõi välja ja nii kaua kui saime palli ideaalselt kätte, siis me suutsime mängus olla, aga rasket palle me täna ei löönud ühtegi ära. Et arusaadav, vastase plokk oli liikuvam, kõrgem, täpsem. Et võitis tugeva võistkond ja meil ei olnud nagu mingit salarelva kuskilt võtta.
Võrreldes eilse Kuldiga mänguga, siis eile nii-öelda Lilles Ruul koostöö oli väga ja täna siin päris korduvalt juhtus seda, et üksteise mõistmisest ei puudu, et oskad võib-olla paari sõnaga kommenteerida? No eile Karl mängis enda kohta väga suurepärase partii, et loota nüüd, et ta ongi sellisel tasemel iga mäng, ega see ei ole reaalne, et täna oli lihtsalt halvem päev ja see oli ikka. Kuidas vaadates nüüd pool hooaega on läbi, et 12 mängu, hetkel oleme tabelis viimased, kuidas järgmisel aastale, mis plaanidega on soov vastu minna? No ikka loodame, et suudame oma tasemel võistkondade vastu võita. Et olukord ei ole nüüd täiesti lootusetu, et olen päris mitu korralikku mängu teinud. Võidud on puudu sellepärast, et just oma tasemel võistkondade vastu on nagu neid ebaõnnestumisi rohkem olnud, et tugevamate võistkondade vastu on nii mõnigi ilus mäng nagu välja tulnud. Jah, et vaadates siis tegelikult meist on nagu räsinud ka vigastused ja teistpidi noored mängumehed Lilles ja Orutar on saanud mänguaega, on korralikult mänginud. Kas siin nii-öelda jõulupausi ajal on mehed on puhkamas või toimuvad tugevad treeningud? Ei, pigem ravime vigastusi, et treeninguid teeme minimaalselt, et mängus püsida. Nii mitmelgi mängijal on vaja natukene taastuda. Et saame rohkem aega peredele pühendada ja jõulurahu nautida. Kas on teada, millal Keiro Vantsi ja Karlis Mesila võiksid taas rivisse tulla, et mis see prognoositav aeg on? No Keiro puhul ma usun, et nädal läheb veel, et siis ta peaks saama juba nagu treeningutel osaleda, aga Karlise puhul muidugi paar kuud, et see tähendab treeningpausi paar kuud. Et siis tuleks nagu, ma kardan, et see hooaeg nagu meid enam aidata ei suuda. Selge, aga suur tänu ja häid saabuvaid pühasid. Ja lõpetame tänaseks siit E-Piima spordihallist. Eile tuli suurepärane võit 3-0 AS Kuldiga üle. Täna pidime vastu võtma tugeva meeskonna vastu kaotus 1-3. Aga pole hullu. Loodetavasti järgmine hooaja teine pool läheb märksa paremini ja kohtumiseni.